Tere kõigile, mina olen Johannes Mattias Toome ja selles videos räägin ma, kuidas uurimistöös ja referaadis viidata. Kuid enne, kui hakata viitamisest rääkima, peaks rääkima allikatest. Nimelt, milliseid allikaid üldse valida oma uurimistööle või referaadile? Allikate valimisel on mõned nipid, mida meeles pidada. Kõigepealt, kas allikal on autor? Kui allikal on autor, see võib olla nii isik kui organisatsioon, siis sul on võimalik kontrollida, kas neil näiteks on üldse pädevust selles valdkonnas. Näiteks kui nad on mingi eriala eksperdid või spetsialistid, siis nende antud informatsioon võib olla natukene usaldusväärsem kui see, et sa leiad lihtsalt mingi veebilehekülje näiteks, kus autorit ega midagi pole ja lihtsalt on mingi tekst. Teiseks, kui allikas on hea, siis on võimalik seal olevat informatsiooni kontrollida, vaadates teisi allikaid selle kohta. Kui on näiteks mingi üks lehekülg, mis mainib mingit fakti ja sa ei suuda leida seda teistelt lehekülgedelt, siis soovitan sellesse suhtuda pigem kahtlusega. Kuigi see ei tähenda, et see ilmtingimata väär on. Aga lihtsalt tuleb kaaluda, kui palju sa usaldad mingit allikat, kui muud allikad seda ei toeta. Kolmandaks, kui võimalik, kasutage algallikat. Näiteks, kui sa mingi ajakirja artikli leiad või midagi taolist ja seal on viidatud mingile originaaluurimusele, siis on hea kasutada seda originaaluurimust selle artikli asemel. Kuigi siin tuleb ka mängu see, et kui algallikaks on mingi raamat näiteks, mida ei ole võimalik Eestis saada, siis sa võid kasutada ka seda artiklit nii-öelda allikana. Ja viimaseks, ärge kasutage Wikipeediat allikaks. Kuigi ma tean, et algkooli referaatides veel võib-olla lubatakse Wikipeediat, siis uurimistöödes ja üldiselt ka referaatides Wikipeedia ei ole eriti kohane, sellepärast et ükskõik võib kirjutada sinna ükskõik mida. Nii et Wikipeediat selles mõttes allikana ei sobi kasutada, kuid Wikipeedia on teinekord hea koht, kust algallikaid leida, sellepärast et ka Wikipeedia siseselt nad peavad viitama, kust nende informatsioon pärineb. Nii et Wikipeediat võib nagu informatsiooni otsimisel kasutada, kuid allikaks see ei sobi. Kuid nüüd, kuidas üldse viidata? Teksti sees on viitamiseks formaat enamasti selline. Kõigepealt viide pannakse sulgudesse, siis kõigepealt pannakse kas autor või autorid või pealkiri, siis peale koma tuleb ilmumisaasta ja peale seda, kui on tegu raamatuga või mingi ajakirjaga, siis pannakse ka koma järele lehekülje numbrid, kuid muude allikate puhul sa seda eriti ei kohta. Nii, räägime siis nendest osadest ka eraldi. Kõigepealt autorid või pealkiri. Nagu näha, on mitu erinevat viisi, kuidas seda vormistada. Kõigepealt, kui sul on allikal ainult üks autor, oletame, mina olen mingi artikli kirjutanud ja sa viitad sellele, siis tuleb lihtsalt perekonnanimi, koma ja aasta. Näiteks ma andsin sellel aastal midagi välja, siis on Toome, 2025. Nüüd kujutame ette, et sellel artiklil on 2 autorit. Sellisel juhul kirjutatakse need mõlema autori perekonnanimed tähestikulises järjekorras ja keskel kasutatakse seda ja sümbolit. Näiteks mina ja selle video töötleja, me kirjutasime mingi artikli koos või raamatu, siis saab viidata Raud ja Toome 2025. Kuid kui on rohkem kui 2 autorit, siis enamasti lihtsalt võetakse see tähestikulises järjekorras esimene autor perekonnanime järgi, siis selle järele kirjutatakse JT ehk ja teised ja aasta, lihtsalt et see ei võtaks liiga palju ruumi. Nüüd, autoriks võib olla ka organisatsioon. Näiteks oletame, et ma olen mingist sõnaraamatust võtnud mingi sõna kohta mingi sissekande ja seal on autoriks märgitud Eesti Keele Instituut, siis ma kirjutangi autoriks lihtsalt Eesti Keele Instituut, 2025. Kuid, kui ei ole üldse autorit teada, ei ole ei inimest ega organisatsiooni, siis lihtsalt kirjutatakse selle artikli pealkiri. Näiteks, kui ma kasutan allikaks mingit artiklit, mille pealkiri on kuidas uurimistöös viidata, siis ma kirjutangi lihtsalt selle kogu pealkirja sinna. Samamoodi on ka näiteks dokumentidega
või seadustega. Nüüd rääkides ilmumisaastast. Tavaliselt, kui on lihtsalt mingi ilmumisaasta, siis see on lihtne, ongi, toome 2025. Kui aga näiteks pole teada, millal veebiartikkel või miski taoline välja anti, siis kirjutatakse sinna s.a. See tähendab ladina keeles midagi taolist, et aeg on teadmata. Ning viimaseks, ja see kehtib ainult raamatute puhul, on see, et kui sul on näiteks mingi raamat, mis alguses anti välja inglise keeles Inglismaal ja siis hiljem on Eestis ümber antud eesti keeles, siis kirjutatakse enamasti see algne väljaandmisaasta ja see eesti keeles väljailmumise aasta üksteise järele eraldatult kaldkriipsuga. Nüüd teinekord võib juhtuda, et sul on mitu allikat, mille on välja andnud sama inimene samal aastal. Sellisel juhul kirjutatakse sinna aasta järele kas A või B või nii edasi tähestiku järgi, vastavalt siis pealkirjale enamasti, kumb tähestik oli siis järjekorras ennem tuleb. Nii et nagu siin näites ongi, meil on mu klassikaaslane Ranno Raud on andnud välja 2 artiklit sellel aastal, siis kirjutataksegi Raud 2025 A, Raud 2025 B ja nii edasi, vastavalt kui palju sul siis neid selle 1 aasta jooksul on antud. Sama saab ka teha siis, kui ei ole teada aastat, kuid on teada väljaandja. Näiteks Eesti Keele Instituut oletame on andnud välja mitu artiklit, mida me allikana kasutame. Siis saabki kirjutada s.a, s.a B ja nii edasi, vastavalt kui palju sul on. Nii, nüüd ma näitan, kuidas viidata siis erinevatele allikatele. Ma olen otsinud endal välja mitu artiklit õunte kohta, nii et vaatame, kuidas seda teha. Üks võimalus, mida teha, oleks lihtsalt nüüd hakata kirjutama seda informatsiooni sinna sulgudesse välja. Kuid ma olen leidnud, et tegelikult on ka lihtsam ka jälgida viiteid, kui kasutada selle jaoks mingit lehekülge, mis ongi viidete tegemise jaoks. Üks lehekülg, mida mulle meeldib näiteks kasutada, on mybeeb.com. Siin on lihtne vormistada neid viiteid täpselt selle formaadi järgi, mida Kaag vajab. Kõigepealt soovitan siit kontrollida, et oleks valitud APA 7, sest see on see, mis formaati Kaag kasutab. Nii. Ja siit edasi lisamine on üsna lihtne. Me vaatame add citation, nii vaatame, meil on see raamat, nii book, ja siis siia on võimalik juba panna raamatu nime või ISBN koodi. Noh, ma kahtlen, et see suudab võtta puuviljandus Eestis, sordid ja aretajad, aga võime proovida. Puuviljandus Eestis, sordid ja aretajad. Nii, vaatame. Otsib. Noh, mingid leidis see, aga seda raamatut vist siin ei ole. Nii et läheme siit alt ja vaatame Enter manuali. Nii, ja siis siin on täpselt lahtrid olemas kõik, mida saab täita. Nii, kõigepealt vaatame autorit, Kalju Kask ja siis vastavalt siia Kalju ja Kask. Nii, raamatu pealkiri, vaatame uuesti üle, Puuviljandus Eestis, sordid ja aretajad. Nii, Puuviljandus Eestis, sordid ja aretajad. Nii, raamatu ilmumisaasta, näed, 2010. Teinekord on antud ka kuu ja päev. Vaatame, kas, noh, siin sellisel juhul ei ole. Osadel on, osadel ei ole. Edition tuleb mängu siis, kui on antud välja mitu väljaannet, kuid siin selle puhul ei tule mängu ja samamoodi volume number, mis on ka sarnaselt. Raamatutel ei tule eriti mängu. Nii, publisher ehk väljaandja, vaatame üle, Eesti Maaülikool on. Ja, Eesti Maaülikool ja väljaandmiskoht oli, see oli siin olemas, need Tartu. Nii, ja page range, vaatame, oletame me kasutame siit, noh, see kliimamuutlikkus, seda artiklit, siis on 9–10 ja siis kirjutamegi siia lihtsalt 9–10. Ja kui see on näiteks olemas ka internetis, siis on võimalik siia panna ka see link. Ja date access viewed,
seda kaag ei kasuta, kuid tavaliselt pannakse seda osades allikates, et ma vaatasin sellel kuupäeval seda mingit kindlat lehekülge. Nii, ja siis salvestame. Nii, ja kui vaadata, siis siin on kõik need juhised, kuidas seda kasutada, kuid kui vaadata, siis see sulgude formaat on siin kohe olemas. Nii, võtame selle ja siin on see uurimistöö, mida me eelmine kord tegime. Oletame, me oleme siin kasutanud seda allikat, siis need saab siia sisse paste ida. See on kohe siin leheküljel ka pandud Times New Romanis, see suurus 12, nagu peab olema. Ja ainus, mida tuleb muuta, on see, et PP asemel me peaksime kirjutama siia LK, tühik LK. Ja ongi olemas koheselt viidatud. Nüüd, see oli raamatuga, aga oletame, me kasutasime siin Eesti Maaülikooli sordivaramu leheküljel olevat sissekannet. Nii, samamoodi saame võtta siit add citation ja sellisel juhul meil on veebilehekülg. Me saame võtta koheselt selle lingi ja selle siia sisse panna ja otsida. Nii, see proovib seda veebilehekülge otsida, vaatame, kas see suudab leida. Näed, ja leidiski. Nüüd vaatame. Siit tuleb üle vaadata, kes on autor. Nii, vaatame autorit. Siin leheküljel endal pole antud. Kuid vaatame, äkki on Eestil esilehel kirjas. Ei ole. Sellisel juhul me saame panna vist Maaülikool, kuna see on Maaülikooli sordivaramu. Nii et Maaülikool. Nii. Nüüd vaatame, mis see pealkiri. Pealkirjaks on Own. Krügeri to be own. Ja see küll pakub ette, aga alati tuleb üle kontrollida, kas see on päriselt see nimi, sest see veebilehekülg võtab vastavalt sellele URL-ile, mis see siin üleval pakub, aga see ei pruugi alati õige olla. Nii, ja vaatame, väljaandmisaastat ei ole olemas, siis siit saab ära kustutada. URL-i see võttis ise, seda ei ole vaja vaatamisaega, sellepärast et kaage vaja. Ja siis veebilehekülje nimi. Siin see pakub hetkel selle lingi järgi, aga me saame vaadata, et see veebilehekülg on Eesti Maaülikooli sordivaramu. Nii, ja väljaandja on samamoodi Eesti Maaülikool. Nii, korras salvestame ja sarnaselt annab siin kohe välja võtta see. Kuid nii, ja oletame, et me kasutasime selle ühe sõna jaoks seda allikat. Samamoodi tuleb vaadata, ND on no date inglise keeles, kuid meil on eesti keeles, siis tuleb ümber kirjutada s.a. Nii, ja leidsin ka siin ühe mingi artikli maaelust Eesti õunte edetabel. Nii, samamoodi add citation ja siit saab ka vajutada more, siin on rohkem neid erinevaid valikuid. Ja noh, selle vist tegelikult saab selle veebisaidi lingiga ka proovida. Nii, otsime Eesti õunte edetabel ja vaatame. Nii, kõigepealt, kas siin on veebilehe, teinekord see ei suuda kõike neid allika jaoks vajalikke lahtreid täita, selle jaoks siin küsib veebilehekülje autor. Vaatame, siin on olemas Taavi Alas. Kirjutas selle artikli. Nii et siia kirjutame Taavi Alas. Next. Ja siis see annab selle välja. Nii, artikli pealkiri. Eesti õunte edetabel. Kopeerime siia ära. Nüüd väljaandmiskuupäev. Siin on antud 20. oktoober 2016, nii et me saame siia kirjutada 2016. Oktoober on 10. ja 20. URL olemas, seda date access view'd ei ole vaja ja lehekülg on maaelu. Samamoodi on ka väljaandja vist. Kohe kontrollime. Vaatame. No muidu on maaelu. Kerime siia alla, kas siin ütleb midagi teistsugust. Ja siis saabki panna maaelu taoliselt. Nii et lähme siia ja maaelu. Nii. Ja salvesta. Nüüd siin tuleb välja tuua see, et kuna see veebilehekülje nimi ja väljaandja on sama nimega, siis tegelikult ei pea neid 2 korda eraldi panema. Nii et meil piisab lihtsalt, et see on selles formaadis. Ja siis siit saab samamoodi kopeerida selle
tekstisisese. Meil on siin veel mingi tekst ja siis me paneme selle allikaks. Nüüd hetkel ma olen pannud need lihtsalt niimoodi siia peale punkti, kuid tegelikult, kui kirjutada uurimistööd, siis loeb, kas kasutasid seda allikat kogu sellele lõigule või kasutasid ainult mingile osale. Näiteks hetkel, kui see on siin peale punkti, siis see tähendaks, et me kasutasime kogu sellele lõigule seda allikat. Kuid teinekord sa kasutasid ainult mingile osale. Näiteks oletame, et seda Maaülikooli me kasutasime viiteks ainult sellele esimesele lausele. See tähendab, et see tuleb siia enne punkti. Nii et see viitab ainult sellele osale. Ja kui on mitu seda allikat kasutatud mingi jaoks, näiteks me kasutasime ka seda alasartiklit kogu selle osa jaoks, siis kirjutatakse niimoodi, et me võtame selle sulgude sees oleva osa ja vastavalt autori või siis pealkirja tähestikulisele järjekorrale paneme siia. Nii et kõigepealt on alas 2016, siis tuleb semikoolon, tühik ja see teine viide. Nüüd see, et me viitame teksti sees on oluline, kuid siit lihtsalt sellet, et alas 2016 me ei saa ju teada, mis see päris artikkel oli. Selle jaoks lisatakse uurimistöö või referaadi lõppu, kuid enne lisasi lisatakse kasutatud allikad. Siin me saame võtta samamoodi heading 1, kasutatud allikad. Nii, ja siia tuleb nüüd lisada kõik need erinevad allikad. Kuid kuna me tegime siin leheküljel, siis siin on need kõik olemas. Täpselt selles formaadis, mis peab olema. Eri allikatel on eri formaadid, näiteks raamatul saab võib-olla pead ühtemoodi seda formaati panema, artiklil teistmoodi. Selle jaoks ülekontrollimiseks soovitan ma vaadata Gustav Adolfi gümnaasiumi leheküljelt, lähed õpilasele, siit eraldi õppematerjalid ja siis APA viitamine. Siin sellel leheküljel on kõik tabelis ära antud, ka see tekstisisene formaat ja kuidas seal lõpus peab olema. Kõikidele erinevatele asjadele. Sel MyBib leheküljel võib-olla on raamatuid ja veebilehti ja neid lihtne panna, aga näiteks oletame, kui sul on mingi raadio või telesaade ja seal ei ole täpselt olemas seda valikut, siis saab siit alati üle kontrollida, kuidas seda tuleb panna. Kuid nüüd lisame siia kasutatud allikad. Selleks me saame minna siia MyBib leheküljele, kus on kõik need olemas järjekorras. Siit saab kasutada valikut download references ja me saame valida lihtsalt copy-paste. Näed, copy ja siis on copied. Lähme siia. Meeldetuletus, kontrolli, et see on normal teksti peal. Siis see peaks õigesti tulema. Nii, ja nüüd tuli õigesti. Meil on see olemas. Siin tuleb nüüd jälle kontrollida, et asjad oleksid eesti keeles. Näiteks siin on kuupäev on antud ingliskeelses formaadis. Ainus, mis tuleb muuta, on see, et oktoober 20 asemel meil on 20. oktoober. Nii, vaatame. Siin on kõik ülejäänud hetkel õige. Järgmine. 2010. Siin on need leheküljed antud. Selle asemele PP peaks olema lihtsalt LK. Ja siin viimasel tuleb panna selle asemele SA. See MyBib lehekülg järjestab need automaatselt siis selles järjekorras, kuidas need autorite siis perekonnanimed või kuidas need artiklite pealkirjad on. Ja siis selle väikese osa siit võib ära kustutada ja ongi olemas. Kuid nüüd kujutame ette, et me kasutame siin õunade all ühte pilti. Näiteks siin on meil lehekülg Juhani puukoolist. Oletame, me kasutame seda pilti siin allikana. Nii, selle jaoks me võtsime selle pildi ja panime see siia. See on suur pilt küll, aga nii. Võtame selle suuruse siit väiksemaks natukene. Nii. Ja meil on siin olemas nüüd pilt. Kuid kui me tahame seda pilti kasutada, siis me peame sellele ka viitama. Kõigepealt esimene viitamine ei ole üldse seotud sellega, kus see pilt pärineb, vaid see, kuidas me sellele teksti siseselt viitame. Sest me ei saa siin öelda lihtsalt, et ma ei tea, õunad vaata pildi pealt. See
tundub kentsakas. Selle asemel kasutatakse ka sulgudes siis nii-öelda viidet, sulud ja siis on lihtsalt vaata. Aga mis me nüüd siia paneme? Me ei saa panna lihtsalt, et vaata pilti õuntest. Selle jaoks pannakse nendele, nummerdatakse kõik pildid ja diagrammid ja kõik taoliselt niimoodi, et kirjutatakse siia alla joonis 1. Alati kõik peale tabelite on joonised ja hakatakse siis lugema ülevalt allapoole vastavalt siis, kuidas see referaat või uurimistöö läheb. Ja siia me saamegi kirjutada vaata joonis 1. Ja olemas. Nüüd on meil siin sees ära viidatud, et vaata joonis 1. Kuid siia tuleb ka natukene edasi kirjeldust panna. Nii, nüüd kui meil on ära kirjutatud joonis 1, siis me peaksime ka ütlema, mis siin pildi peal on. Näiteks siia me saame kirjutada, vaatame artiklit, Krügeri tuviõun. Ja siis me saamegi siia panna, et Krügeri tuviõunad. Nii. Ja siia lõppu me peame ka panema viite, kust me selle pildi saime. Nüüd siin vaatame, ei ole antud selle pildi autorit, kuid selle jaoks me peame ikkagi viitama, kust me selle saime. Nüüd me saame vaadata siit ka MyBeeb leheküljelt, sest siin on eraldi olemas image ehk pilt. Nüüd siin tuleb see, kes omab õigust nii-öelda sellele pildile. Ja siin meil küll ei ole olemas autorit, kuid me näeme, et siit alt on õigused Plantex AS ehk Juhani Puukool. Nii et me saame siit kasutada seda kui organisatsiooni, millel on see õigused. Pilti või sellel ei ole nagu ametlikku pealkirja sellel pildil, nii et selle jaoks me saame lihtsalt kasutada kirjeldust. Ja siin kirjelduseks sobibki näiteks lihtsalt Krügeri tuviõun. Nüüd väljaandmiskuupäev. Seda meil ei ole siit teada, see jääb tundmatuks. Meedium. See on nüüd, kust kohast sa selle pildi said. Siin võib olla ka see, et näiteks kas see on foto või joonis või diagramm. Siin on nagu võimalik täpsemalt ära täpsustada, kuid praegu meie jaoks on see foto. Ja siis konteiner. See on see, kus sa said selle pildi. Näiteks hetkel meil on see leheküljelt Juhani Puukool. Nii et me saamegi siia panna Juhani Puukool ja URL, kust me selle pildi saime, võtame selle artikli pealkirja ja olemas. Nüüd salvestame ja me näeme, et see annab siin meil selle kõik pika jada, mis sinna lõppu läheb. Siit me saame võtta selle tekstisisese formaadi, paneme ja see tuleb siia siis punkt ja see viide. Samamoodi SA peab olema. Nüüd juhul, kui selle pildi autorit ega pealkirja ega ilmumisaastat pole, siis sellisel juhul tuleb ise mõelda, mis see on. Näiteks, kui meil ei oleks teada, et see on Plantex AS Juhani Puukool, siis me peame lihtsalt kirjeldama seda pilti. Ja sellisel juhul me saaksime siia panna kantsulgude sisse Krügeri tuviõun. Näiteks. Kuid hetkel meil on teada, kes omab õigust sellele pildile, nii et me saame panna selle pika jada siia. Ja nagu alati peab ka panema selle kasutatud allikatesse. Siit me saame vaadata, see läks nii või naa siin listis lõppu, nii et meil ei ole mõtet kogu asja uuesti teha, kopeerime ainult selle ühe osa siit. Nii, ja lisame siia järgi. Nii, ja siin saab nüüd uuesti üle vaadata. Autor on olemas, kuupäeva pole teada, S.A. Pealkiri on Krügeri tuviõun. Kuna me ei tea, mis selle päris pealkiri on, siis tuleb see ka panna kantsulgudesse. Kantsulud punkt ja siis on foto. Kui sellel oleks pealkiri olemas, näiteks selle pealkiri ongi Krügeri tuviõun, siis tuleks see kaldkirjas punkt. Et see ongi, tuleb natukene järgi kontrollida sealt kaagi viitamisjuhendist. Enamus asju paneb see MyBeeb täppi, aga soovitan igaks juhuks ikka üle kontrollida.
kas on õigesti. Siis tuleb see medium, praegusel juhul on foto, kui see oleks diagramm või lihtsalt joonis, siis tulekski siia kas diagramm või joonis. Ja hetkel siin tuleb ka üks erisus. Kuna meil on see veebileheküljelt, siis me võime võtta selle in Juhani Puukool, see on ingliskeelne variant, me võime selle in ära võtta, Juhani Puukool ei pea olema kaldkirjas ja siis meil tuleb see URL. Kuid juhul, kui meil ei ole tegemist joonisega, vaid on tegemist näiteks tabeliga, võtame siit, siin saab teha insert table, meil on mingi tabel ja siin on mingid andmed sees järjest, mingi, ma ei tea, Pirni saagikus ja siis meil on mingid aastad, et 2023 või 2024. Nii. Ja siin on, ma ei tea, Pirni sort ja siis siin on mingi Pirni 1, noh, mis iganes ja läheb niimoodi edasi. Meil on olemas tabel. Siis tabelile, erinevalt joonisele, kirjutatakse see kirjeldav osa siia tabeli kohale. Praegusel juhul meil on tabel 1. Tabelid kirjutatakse tabeliks, mitte jooniseks. Ja siis tuleb siia, mis andmed seal tabelis on. Näiteks meil on hetkel Pirni saagikus aasta kohta tulenevalt sordist. See on see tabeli pealkiri, mis andmeid see edasi annab. Ning taoliselt, kui see tabel on kusagilt teiselt leheküljelt või kellegi andmetest võetud, tuleks siia sulgudesse samamoodi nagu viitame ka piltidele või muudele allikatele, kus on võetud, vaatame, et see on minu poolt tehtud mingis uuringus olemas, siis tuleb siia lihtsalt vastavalt see tabeli autor või pealkiri ja ilmumisaasta ja tuleb ka lõppu panna sinna alla. Kuid on üks erand. Nimelt, kui sa oled ise teinud mingi pildi või ise teinud mingi tabeli, ise andmed kokku katsete järgi saanud, siis ei tule eraldi välja tuua seda viitamist. Sellisel juhul sul võikski olla, oletame, sa tegid ise mingi pildi, meil on siin mingi, kujutame ette, et meil on siin mingi pilt, siis sinna alla saabki kirjutada lihtsalt joonis 2 punkt, mis selle pildi pealkiri on või mis seal pildi peal on. Ja see olekski kõik, kuna sa ise oled selle teinud. Mina olen Johannes Mattias Toome ning tänan teid, et te vaatasite meie sarja uurimistööde ja referaatide koostamise kohta.